Neljapäeva hommikut, mul on pagast lahti, vaadake. Me läheme täna seiklema. Ühesõnaga, ma olen täna natuke selline spordispice vibes tööle minnes, sellepärast et meil on ees ootamas terve päev Kõrvemaal. Me lähme siis mõjuisikutega sinna kevadist sisu looma, pilte, videoid ja võtame teid ka kaasa. Ma olen tegelikult see nädal juba mitu korda üritanud vlogi alustada ja iga kord pooleli jätnud, sest ei ole olnud nagu sellist õiget tunnet, et tahaks jätkata, tahaks filmida. Tekib selline vlogimisega nagu tekib selline FOMO, ehk siis fear of missing out, mis siis nagu vlogi content, mis siis nagu vlogi mõttes tähendab seda, et ma ei tea, mida filmida ja mida mitte filmida. Kui mõni vlogger seda vaatab, siis palun kinnitage kommentaarides, kas teil on sama, et te olete nagu kuidas on eesti keeles overwhelmed? Issa, ma ei oska enam eesti keelt. Ühesõnaga keeruline on otsustada, mida filmida, mida mitte filmida ja siis sa lihtsalt lõpuks otsustad, et üldse mitte filmida. Aga meil on siin väga vahvad päevad tulemas järgmised. Ma ei tea, kui pikalt ma seda vlogi siin kerin, aga vaatame, kaugele me omadega jõuame. Kõigepealt, meil on vaja veel Tallinnas teha hulk asju ära, kell on praegu 10. Ma pean minema kõigepealt kütust võtma, siis me lähme Sparki, võtame sealt natukene riideid mõjuisikutele. Siis me lähme Ülemistesse, mul on sealt vaja ilgunnik asju võtta kaasa Kõrvemaale, et teha seal neile piknik ja igasuguseid muid asju. Nii et pikk trip tuleb meil täna, aga hakkame minema. Näeme siis juba järgmises klipis kuskil poolel teel. Riided. Nii, super. Siin on 2 naiste jopet, mis on idekas ja kiirelt. Lähme võtame veel tee peale. Ülemistes said kõik asjad meil ilusti graafikvärkselt tehtud. Me saime oma marjad, lilled, lauakatted, kõik asjad, mis meil lähevad pikniku üles seadmiseks. Ja nüüd ma olen siis koos teiega Kõrvemaa poole teel. Ajaraam on meil siis selline, et kell 1 saabuvad meie mõjuisikud ja fotograaf, keda ma siis tutvustan teile juba koha peal, aga meie jõuame kohale umbes 12:30. Et seal kõik ilusti üles seada ja Kõrvemaa perega asjad läbi rääkida ja ma olengi loomult selline inimene, et ma jõuan alati igale poole varem. See vahest on ülitüütu, sest on ka kohti, kuhu ei ole viisakas võib-olla varem jõuda, aga ma igaks juhuks jõuan ikkagi, sest et mulle tekitab ärevust see, kui ma tunnen, et ma hakkan hiljaks jääma. Ma ei taha seda lisaärevust endale oma niigi äreva meele juurde lisada, nii et me jõuame väga palju varem. Aga praegu oleme siis ilusti ajagraafikus, ilm on suurepärane ja see on väga tore, sest et me otsisime tegelikult juba, täna meil aprill on ja veebruaris saati me otsisime ühist kuupäeva mõjuisikutega, et millal me sinna minna saaksime, natuke seda selliste kevadist ilma ja fotomaterjali seal ühildada ja lõpuks siis täna, aga täna on 21. aprill, täna on Lotta sünnipäev, nii et palju on Lottale tagantjärgi veel. Juba 22, ma ei tea, alles ta oli 2 sõujärg, aga ma kaldun täiesti teemast kõrvale. Igatahes, täna me siis 21. aprill lõpuks leidsime selle ühise aja, et sinna minna ja meil on palju vahvaid asju plaanis
Kõrvemaa on üldse nii epic koht talvel, suvel, lihtsalt igal ajal. Mul on endal täiega põnev neid Kõrvemaa projekte teha, sest ma olen ju ise ka käinud nii-öelda mõjuisikuna Kõrvemaal seal materjali neile teinud ja olen siis nii-öelda mõlemat poolt nagu sellest asjast kogenud, nii et äge. Me oleme kohale jõudnud, siin on mega ilus ilm, lihtsalt kui mõnus, kui su kontor on sellises kohas, no vaadake. No ülimõnus lihtsalt. Kõik meie asjaosalised on nüüd kohal. Esindatud on Iti, Marleen, Kristjan ajab mingit ehitamisasju, nagu ikka. Meil on ka meiega matkajuht Kaido, kes juhatab meid läbi metsa praegu. Aga siin on väga mõnna. Nii et me lähme praegu tiskima ja siis lähme matkama ja siis lähme ujuma ja sauna ja piknikule. Nii et vaatame, kuidas meil täna läheb. Omavahel proovida distantse ja oskus. Lisaks Karli peab saada siis infot, kuidas läheneda. Kuidas saada pildile piknik? Niimoodi. Ma olen kodus. Kell on 7:30. Normaalselt läbi võttis terve päeva õues müttamine, kuigi ma ikka tegin vähe asju seal võrreldes teistega, kes seal sõitsid mingite e-ratastega ja mängisid diski ja Iti muudki pildistas. Aga mina koordineerisin kõike. Nii et läks pikemalt kui plaanisime, aga see on alati nii. Aga nüüd ma olen kodus, poisid on siin omaette möllanud, rattaga sõitmas käinud ja on aeg hakata õhtusööki tegema. Ja kuna mul tuli eelmine nädal Gourmet Clubilt väike toidupakike, kus sees oli Caesari-kaste, mis on vaieldamatult Eestis kõige parem Caesari-kaste. Te ei saa midagi muud väita, sest lihtsalt ei ole paremat olemas. Siis täna teeme Caesari salatit. Ma ostsin lihtsama vastupanu teed minnes mingisuguse marineeritud kanapile, mille teeme ruttu valmis ja viskame selle salati kokku. Tere kaunist reedet! Ma tulen teieni täna alles kell 4:45 ja praegu ka pikalt mõtlesin, et kas ma hakkan nüüd vlogima, kaua ma seda edasi lükkan. Me oleme tegelikult terve päeva olnud täna päris tegusad, üli palju veetnud aega õues, sest mul oli täna kodukontor koos Nikolasega ja on esimene süge hästi kevadine ilm. Aga teate, mis on esimene märk sellest, et eestlane on veetnud 8 kuud pimedas toas. Eile, kui me käisime Kõrvemaal, siis me olime seal mingi 6 tundi vist väljas ja ma olin õhtul nagu mingi zombi. Ma lihtsalt nagu ei suutnud funktsioneerida, ma olin nii päsinud. Ja täna samamoodi me käisime Nikolasega ratastega sõitmas. Oled päikse käes, värskes õhus, täiega naudid nagu selles hetkes ja siis tuled koju ja see on niisugune tunne, nagu sa ei oleks mitte kunagi maganud, lihtsalt mingi crazy. Aga tore asi selle ilma juures on see, et kuigi ma kasutan 50 päiksekreemi näos, siis esimesed tedretäpid on saabunud mu näole, mis on mega tore, sest et suvel mul on täiega palju tedrekaid ja nad hullult meeldivad mulle. Nii et see on müüt, et päiksefaktoriga sa ei päevitu. Päiksefaktoriga sa lihtsalt kaitsed ennast. Aga praegu peidame kõrgelt need tedrekad ära. Mitte küll tahtlikult, aga paraku nad siia kreemi alla jäävad. Sätime ennast vaikselt valmis, sest et me liigume Nikolasega kohe varsti Roka keskusesse. Me oleme sealt ühte laste sünnakinki ostma, meil homme on üks laste sünna
ja lisaks sellele mõtlesime Nilsiga, et meil on tegelikult pulmadeni suhteliselt vähe aega veel jäänud ja me lähme vaatame sõrmuseid. Veel üks nagu detail miljonist. Nii et ma nagu absoluutselt ei kujuta, kas seal võib midagi olla, mis meile meeldib, aga kuskilt peab alustama ja vaatama, kas me leiame midagi. Aga ma kõigepealt teen oma meigi ära ja siis üritame kuidagi need juuksed korda teha, sest see on nagu täiesti kohutav, mis siin toimub. Ja juuste jaoks on meil üks vägagi põnev lahendus. Nii et stay tuned ja järgmises klipis näeme. Nii, juba poole parem kui ennem ja mul on siin midagi väga-väga põnevat. Koostöös Philipsiga katsetan ma siis nende Philips Sense IQ fööni, sirgendajat ja automaatselt juuksekoolutajat. Tänased juuksed on vist kas 3. või 4. päeva juuksed, ma ei teagi enam. Kui šampoon tuleb appi, on ju, aga nagu näha, siis ma vajan veidikene veel abi. Nii et teeme kohe unboxingu ja vaatame, kuidas see asi meil siin välja tuleb. Täiega põnev on see, et kõikidel nendel seadmetel on palju erinevaid funktsioone. Ma näiteks ei teadnudki, et föönil saab olla nii palju erinevaid mingeid kiiruseid, erinevaid kuumuseid, jahedusi, nagu lihtsalt amazing. Paneme osad juuksed eest ära. See ava peab olema minust eemal. Oh my god. Nüüd me ootame. Täiega mõnus on selle puhul see, et ma saan teda panna nagu ükskõik mis pinnale vahepeal, kui ma ei lokita, sest et ta on siit ümbert vaata kaetud ja midagi ei juhtu temaga. Nii, me oleme viimase salgu juurde jõudnud ja kuna ma katsetasin seda praegu esimest korda, siis ma nagu töö käigus avastasin mitu asja, mis on väga suured boonused selle juures. Esiteks, pea tagant ülilihtne teha. Sa ei pea mingisse Kreeka asendisse minema, vaid sa lihtsalt paned see endale pea taha ja ta tõmbab ise sul juuksid sisse ja lokitab nad ära, onju. Lisaks sellele 0 võimalust käsi kõrvetada, sest lihtsalt ta on igalt poolt kaitstud, kaetud, onju, sa ei pane oma käsi siia sisse mitte kuidagi. Ja väga suur pluss on veel ka see, et ma siin kuskil poole peal katsetasin natuke neid nuppe veel, et siin on see, et kumba pidi ta koolutab, kas vasakule või paremale. Ehk siis, kui sul on tavaliselt, ma ei tea, sirgendajaga või selle lokitangidega nagu küsimus, et kummale poole sa nagu keerutama pead või ei saa mitte midagi aru, mis siin kuskil toimub, on ju, siis see lihtsalt teeb ise. Siin oleneb sellest ka, et mis kuumuse sa paned, et kui tugev sul siis jääb nagu lõpuks lokk, on ju. Väga mõnus vaheldus, nagu siuke väike spanjal näen välja. Love it. Nii et paneme nüüd riidesse ja lähme sõrmuseid valima. Mis seisud on? Seisud on head. Seisud on head? Sõrmus sõrmes või? Ei. Sul on ainult see auraring. Ja mul on kihlasõrmus juba 7. aastat. Kihlaring. Mis siis juhtus? Ma ei tea, kas juhtus midagi. Ma lihtsalt muutsin oma meelt oma esialgsest visioonist, ma arvan. Drastiliselt. Leidsin ühe sõrmuse, mis mulle meeldis ainult. Ma olen tavaliselt see, kui mulle midagi meeldib, siis ma otsustan selle peale jääda. Mitte, et ma vaatan 1 000 000 sõrmust läbi ja siis ei saa aru, kui mulle 9 erinevat meeldib. Et jah, ma olen suhteliselt kindel oma valikus. Tere hommikust! On laupäev ja ma vaatan, mu lookid isegi nagu natuke sees veel. Väga impressiv. Täna on meil põnev päev. 2 sünnipäeva on plaanis. Natuke on vaja tööd teha.
kodu oleks vaja koristada. Väga põnevad toimetused. Aga eilsetele pulmateemadele jätkuks siis praegu nii palju, et Nils leidis oma sõrmuse väga kiirelt. Tal see valimine oli nii, et me käisime 3 poes. Ta juba kõigis poest leidis endale midagi. Mina muidugi jälle kohutavalt nõudlik, vastik täheneri ja käisin veel proovimas üksi pärast ja lähen veel ilmselt kuskile proovima. Ei leidnud ikka nagu ideaalset. Ma leidsin ilusaid, aga no väga-väga kallid on ikka mõned, et tahaks natuke soodsamalt saada. Ja muideks ma tellisin ära eile endale ka kingad, vähemalt ühe variandi kingadest. Ma kohe võin näidata teile. Ma tellisin sellised puuhuust eest siis selle nagu terava ninaga on ju, lahtised ja siin on need suled peal. Et ei kujuta, kas on väga ebamugavad ja kas toon üldse sobib, aga proovime. Vähemalt on midagi tellitud. 22 poundi maksid need, nii et see on hea kulu minu meelest. Ma olen tagasi, kodu on puhas ja ma olen nõus iga nädal ohverdama 2-3 tundi selle nimel, et kodu oleks selles mõnusas, puutumatult puhtas olekus. Suhteliselt väheks ajaks jagub seda, aga praegu on lihtsalt kirjeldamatult mõnus. Aga ise ka ennast korda sättimas ja meigi ma tegin ära. Me hakkame Nikolasega siis kohe minema laste sünnale ja meie järgmine samm valmis sättimises on juuste föönitamine. Me võtame kohe siin Philips Sense IQ fööni ja las ma näitan teile. See on Miracle Worker. Esiteks on ta mega ilus. Mega ilus. Ja mitmete erinevate funktsioonidega. Ja kui sul on näiteks lokisiuksed või lainesiuksed, siis leiad sa siit mitu erinevat otsa, millega oma lokke defineerida, et nad oleksid ikka ilusad, siuksed curled on ja. Ma just avastasin siin poole kuivatamise pealt, et üks on pea masseerija. Üks väga huvitav asi, mis ma olen nende seadmete puhul avastanud, on see, et nad on nii-öelda nagu targad seadmed. Ehk kui midagi juhtub või sa kasutad esimest korda, siis ta ise programmeerib ennast vastavalt siis sellele funktsioonile. Et näiteks praegu, kui ma proovisin seda peamassaaži, paned selle otsiku sinna otsa ja ta paneb kohe ise madalama programmi, jaheda õhuvoolu, ehk siis ei ole see, et sa mingi täiskuumusega lased endale pähe seda masseerimist, on ju. Ja eile selle koolutajaga samamoodi oli täiega huvitav see, et kui ma näiteks panin liiga suure salgu sinna koolutaja sisse, siis ei ole nagu seda, et sul tekib mingi paanika ja ta jääb sinna sisse kinni ja ma ei tea, hakkab kõrvetama, mida iganes, vaid ta kohe lülitab ennast välja. Võtame nüüd sirgendaja, mis on, ma ütleks, et igapäevastest sükestest kuumadest tööriistidest ma kasutan kõige rohkem kindlasti sirgendajat. Ja siin on siis ka erinevad funktsioonid, mis sa saad valida vastavalt sellele, mis sa teha soovid. Aga võtame pikendused välja. Mul on siis need klippidega pikendused. Ma panen praegu 2 3-klipilist ja 1 2-klipilise. Ja selleks, et oma juuksete pikendused veel rohkem nagu ühte sulaksid, siis mul ikka meeldib neid üle sirgendada või lokitada siis.
ma jätan teile kindlasti video alla descriptionisse ka kõik lingid nende toodete kohta, kui tahate ise lähemalt uurida. Tere tulemast meie vanasse korterisse. Tuttav? Ei, jah. Siin elab siis meil praegu Lotta ja meie tänane päevakava näebki nüüd ette, et mina käisin lastesünnal ära, Nils tuli diskivõistlustelt ja Nikorasega sinna. Mina suundun edasi Lotta sünnipäevale ja selle jaoks ma tulingi siis Lotta juurde, vahetasin riided ära, panin sellise rohkem nagu piduse outfiti selga, Saarast selline pintsakleit. Ma ei tea, siuke päris viisakas minu mugavustsoonist 100% väljas, sest ma kannan muidu ainult musta. Vähemalt ma sain oma mustade saabast juurde jääda. Aga meiki ma võtsin täielikult maha. Ja ma suundun kohe jumestusse, sest ikkagi sünnipäev. Aga ma näitan teile üht tegelikult asja. Lotat ennast siin ei ole, ma tulingi oma asju siis siia tooma, onju. Ja ma ostsin Lotale sellised õhupallid Heliumiga täiesti laes kinni, onju. Ma võtan need siis sinna sünnipäeva kohta kaasa. Ma loodan, et ta ise ei ole endale ostnud. Et siis selline väike tore üllatus. Saab äkki mingi tahedat pilte teha või midagi. Ideaalis ma oleksin tahtnud küll hõbedasi, aga võtsime seda, mis on.